Armas kuulaja, alustame seda tänast pühapäevast mõtisklust Issand Jeesuse Kristuse nimel. Ja alustame seda palvega. Kallis taevane Isa, me täname sind sinu headuse eest. Me täname, et sina oled andnud meile armu, sina oled andnud meile aega. Me palume, et sa võtaksid selle hetke, pühitseksid selle, et see oleks kõlbulik, et see tooks sulle head meelt. Ja palun ka kõneta meid oma sõna läbi ja õpeta sina meid, et me võiksime sind armastada, sinu tahet teha. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Loen esimeseks mõtiskluseks kirjast roomlastele 10. peatükist. Sõna on su lähedal, sinu suus ja südames. See on ususõna, mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnust, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest pühakiri ütleb, ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse. Aamen. Evangeeliumiks loen meile Luuka evangeeliumist 4. peatükist alates 1. salmist. Ja juhul, kui sul on võimalus seista, on alati hea kuulda evangeeliumit seistes. Aga Jeesus täis püha vaimu tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli talle nälg. Aga kurat ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast. Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakaja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest kirjutatud on. Sinu päralt käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalgu vastu kivi ei lööks. Jeesus vastas talle, on öeldud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Aamen. Kallis taevane Isa, palun võta see pisku, mis mul on. Puhasta ja pühitse see, et see oleks kõlbulik sinu rahvale. Ja kingi, et see võiks anda meile seda, mida sina soovid meile anda oma sõna läbi. Ja muuda meid ja kata kinni ka kõik puudulik, mis inimlikult võib tulla, et säiliks ainult tõde Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Täna loetud kirja koht räägib sellest, kuidas Jeesust kurat kiusas kõrbes. Ta esitas Jeesusele 3 väljakutset. Üks on inimlik, hädavajalik. See on toit. Meie inimestena vajame füüsilist toitu selleks, et elada siin maailmas. Aga Jeesus ütleb, et ainult sellest ei piisa. Toit on meile ka Jumala sõna. Jumala sõna, mida me kuuleme, mida me loeme. Ja selliselt ka
eriti tänasel ajal on oluline lugeda ja kuulata, mida Jumal on rääkinud. See on vajalik selleks, et mõista, mis on toimumas nii meie elus kui ka ümber meie. Et me ei langeks eksitusse, vaid me säilitaksime usu. See on oluline, et me suudaksime eristada tõde valest. Jah, nii mitmetelgi kordadel ei ole meil kogu tõde või kogu informatsiooni, et hinnata, mis on tõde. Selle tõttu on oluline kinni hoida nendest elementidest, nendest asjadest, mida me teame, mis on usaldusväärne. Ja Jumala sõna on täielikult usaldusväärne. See on ainus, mis on kindel. Aga nagu ka kurat kasutas Jumala sõna püüdes Jeesust enda tahet tegema panna, siis pühakirjaga peab olema ka teatud piires tähelepanelik ja ettevaatlik. Igat lauset me ei saa välja rebida, et öelda, et vot Jumal ütleb nii ja seetõttu sündigu minu tahtmine. Ei, Jumala tahe on see, mis on põhiline. Jumala tahe on see, millele meil on vaja allutada ennast. Isegi kui me suudaksime pühakirja väänata, siis me vääname seda enesele kahjuks, sest Jumal ei muutu. Kui Jumal ei muutu, siis pühakirja muutmisest pole mingit kasu. Lihtsalt me kaotame tõe pildi. Selliselt ka Jeesus ütles väga selgelt, et ükski tähtega kriips ei kao pühakirjast enne, kui see kõik on täide läinud. Selliselt ka julgustan mina meid kõiki austama pühakirja. Käituma sellega ka vajadusel ettevaatlikult. Et meil oleks alati see küsimus, mida Jumal tahab. Mitte see, et mida mina tahan leida piiblist, vaid et mida Jumal tegelikult meile räägib. Sest nii mõnigi kord me võime pettuda Jumalasse just selle pärast, et me oleme lugenud Jumala sõna sisse oma enda soove, oma enda unistusi. Ja kui need ei toimu, me oleme hoidnud kinni, aga Jumal ju on oma sõnas ütelnud nii. Siis toimub suur pettumus. Vaenlane teab seda väga hästi ja seetõttu ta püüab ka õpetada valesti. Selle tõttu ka vaenlane on läkitanud välja suure hulga valeprohveteid ja valeõpetajaid, kes väänavad Jumala sõna. Jah, nad ise hukkuvad, aga nad kahjuks põhjustavad suurt kahju ka Jumala pühadele. Selliselt on ülimalt oluline, et me käituksime pühakirjaga ausalt ja vahest ka julgeda ütelda, ma ei saa aru. Sest see püha vaim tuleb ise meile appi õigel ajal, kui meil on vaja aru saada. Selliselt ka Danieli profeteeringud kaeti kinni, sest ei ole veel õige aeg aru saada. Alles õigel hetkel avaldub see saladus. Nii on ka nii mõnigi teine profeteering piiblis, mis avaldub alles õigel ajal, et aidata mõista just siis, kui on aeg küps. Jumala riigis on ajakava paika pandud Jumala poolt. Selliselt ka meie pääste on Jumala poolt paika pandud ajaliselt. Ajal, millal Jeesus tagasi tuleb. Aga see on saladus. See hetk on saladus.
Ja selliselt on oluline, et me igaüks hoiaksime ennast tões ja usus. Et me säilitaksime usu. Et me hoiaksime kinni sellest, mis on väga oluline. Oluline on ka see, et me jagaksime seda head evangeeliumit. Evangeeliumit, mis on võib-olla veel paljudel kuulmata, kes võtaks selle vastu. Selliselt on oluline, et meie tunneksime ka seda evangeeliumit. Me tunneksime seda isikut, keda me usaldame ja kelle seadust ja kelle ütlemisi me usaldame. Sest see kõik on õnnistuseks. See kõik toob kasu ja see on vajalik igavese elu saavutamiseks. Jah, me ei saa teenida ära igavest elu, me ei saa seda päästet ära teenida, sest see on meile kingitus Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aga kui me oleme päästetud, kui me oleme tema poolt kutsutud, me oleme tema omad, siis on meie kohustus olla talle ka sõnakuulelik. Sest meid ei ole päästetud selleks, et me hiljem ära kukuksime, vaid meid on päästetud selleks, et pärida igavene elu. Selle tõttu ka Jeesus on meid julgustanud, et tema ikke on kerge. Tema ülesanded, mis ta annab, on meile jõukohased. Jah, siiski see nõuab pingutust. Talle sõnakuulelik olemine nii vahetevahelgi võib tunduda hirmutav. Ja see nõuab ka mõnigi kord ja väga tihti isegi loobumist. Aga lõppkokkuvõttes see loobumine on meile kasuks. See tuleb õnnistuseks. Nii nagu apostel Paulus meile Rooma kirjas tuletab meelde 8. peatükis, et kõik tuleb heaks neile, kes teda armastavad. Jumal laseb ka raskustel tulla meile õnnistuseks. Oli julgustav kuulda kaaskristlaste ütlusi, kes läksid vastu väga raskele ajale. Neil oli soov, et Jumal laseks sellel kriisil mööda minna, aga samas nad ütlesid, Jumal laseb ka selle meile heaks tulla. See on usaldus, mis väärib eeskuju võtmist. Sest nii mitmetelgi kordadel meie elus tulevad väga rasked hetked. Võimalik, et ka tervele grupile inimestele tulevad väga rasked hetked. Aga koos Jumalaga saab sellest välja kasvada eriline õnnistus. Väga suur õnnistus. Sest see on Jumala kontrolli all. Aga nende kahe kiusamise küsimuse vahel oli ka veel üks kiusatus, võim. Vaenlasele on antud tõesti siin maailmas meelevald teha palju kurja. Tal on meelevald juhtida päris paljusid inimesi, võime, riike ja palju. Ja selliselt ka see kiusatus Jeesusele ilma ristita saada kogu maailm enda omaks. Võis olla tõeline kiusatus. Sest see teekond, millele Jeesus läks, oli väga raske. Arvatavasti ainult Jeesus pidas lõpuni vastu. Kui oleks see olnud tavaline inimene, kes oleks pidanud sellest läbi käima, kas või ainult üksi iseenda
elu päästmiseks, siis õnnestumistõenäosus oleks olnud tõenäoliselt väga nullilähedane. Jeesus pidas vastu. See kiusatus oli siiski reaalne, sest pühakiri ütleb ka, et Jeesus oli kõiges kiusatud ja valudega tuttav. Selliselt ka, see ei olnud lihtsalt suusõnaks, vaid see pani Jeesuse ka tõesti proovile ja ta pidas vastu. Seal, kus Adam ja Eeva läbi kukkusid ja kaotasid oma positsiooni siin loodus, seal Jeesus pidas vastu. Seda kõrbekiusatuse aega on ka võrreldud kui teise paradiisi aia sarnasust. Seal, kus Adam ja Eeva läbi kukkus, seal Jeesus võitis. Ta ei võtnud vastu seda lihtsat teed, saada võimu. Ja selle läbi on ta tegelikult legitiimne valitseja. Oleks ta kummardanud saatana ees, siis oleks ta ennast alistanud saatana alla. Ja tegelikult selliselt ei oleks mitte midagi muutunud, vaid oleks läbikukkumine toimunud. Aga just sellele, et Jeesus pidas vastu kõikides kiusatustes. Selle tõttu ta jättis kindlaks endale selle positsiooni, mille Jumal on talle määranud. Olla kogu universumi valitseja. Ja selliselt ka ta ei ole mitte kellegile mitte midagi võlgu. Kuna ta on oma õige positsiooni järgi tõe ja õige käitumise alusel. Ta oli oma loodu valitseja ja ta on seda jätkuvalt. Tema positsioon on läbi proovitud ja ta on vääriline valitseja meile kõigile, kogu loodule. Aga samas võib siis ju esitada küsimus, et miks siin maailmas nii palju kurjust on, kui Jeesus on valitseja? Jumal on andnud vabaduse valida. Ja ta on andnud ka aja, kus vaenlasel on õigus toimetada siin maailmas. Ja kuna see vaenlane on päris kuri ja ta on täis tõelist kurjust, siis see ei ole lihtsalt selline lihtne ebameeldivus. Vaid vaenlane tegutseb maksimaalselt endale antud piiride ulatuses. Ja seetõttu ka ta põhjustab siin maailmas väga palju kurja ja valu. Ja selle tõttu on ka meil vajadus hoida kinni Jeesusest. Sest ka vahetevahel vaenlane ründab meid. Ja väga valusalt. Siis on meil vaja kinni hoida Jeesusest. Kelle meelevald on taastada. Kelle meelevald on luua kõik uueks. Aga mis on kõige olulisem, on see, et tema meelevald on anda meile igavene elu. Ta on öelnud seda, ärge kartke seda, kes hävitab teie ihu, vaid kartke teda, kellel on meelevald panna igavesse hukatusse. Aga temal, kellel on meelevald panna meid igavesse hukatusse, on ka meelevald anda meile igavene elu. Ja see on väga oluline, et Jeesusel on meelevald anda meile igavene elu. Ja selle tõttu on väga oluline, et me uuriksime, mida tema soovib, et me teeksime.
sest tema soovib meile kõige paremat. Aga mitte ainult sellepärast, et meie indiviididena oleksime õnnistatud ja kõige paremas. Ta õnnistab ka meid selleks, et teised inimesed saaksid olla õnnistatud. Ta hoolib kõikidest ja ta igatseb, et mitte keegi ei läheks hukka. Selliselt ta õnnistab meid, et me saaksime olla õnnistuseks teistele. Jah, paljud lükkavad tagasi, aga siiski veel leidub neid, kes võtavad vastu Jeesuse, kes ootavad päästet, kes on valmis võtma vastu Jeesuse ja ütlema jah talle ja selle läbi saama osa sellest samast õnnistusest, mis on meile antud. Jeesus võitis kõik need kiusatused. Ta pidas ustavalt vastu lõpuni. Ka ta küsis Jumalalt, kas on võimalik teisiti lahendada. See annab ka meile julgustuse see, et me võime alati Jumalalt küsida, kas tal on mõni teine plaan. Kas nii mõnigi kord on ta nõus hoidma meid ära raskematest katsumustest. Aga tänu Jumalale Jeesus läks just seda teed, mida ta pidi minema, et meil oleks võimalik saada tema juurde ilma nende raskusteta. Jeesus avas tee oma sõna kuulmise läbi, et meil oleks võimalus tulla tema juurde, temalt küsida igas olukorras abi. Igas olukorras ka paluda, et ehk ta on nõus nii mõnedki raskused meie elust mööda laskma, et me ei peaks kogema kõike, mis hirmutab, mis ähvardab. Lõpetuseks tahan ma veel ühe korra korrata. Jeesus on meie valitseja. Tema võitis kõik kiusatused. Tema pidas vastu ustavalt lõpuni. Ta hoidis Jumala sõna. Ta mõistis selle tähendus välja ja ka kuidas see rakendub. Ta ei lasknud seda välja rebida oma tähendusväljast, et seda väänata. Ja selliselt ka olgu julgustuseks see, et püüame uurida Jumala sõna võimalikult ausalt. Et me ei otsiks sealt oma kasu, vaid me otsiksime Jumala tahet. Sest lõppkokkuvõttes, kui meie usaldame end Jumala kätte, siis kõige parem sünnib. Sest Jumala tahe on palju parem kui meie väikene arusaamine. Ja kõige lõpuks, Jeesus elab ja tema on tee, tõde ja elu. Teda uskudes, teda usaldades, me võime olla kindlad, et ta laseb meile korda minna ja heaks tulla need ka raskused, mis ähvardavad meid. Ja kui me teda tõesti südamest armastame, siis me tahame teha seda, mida ta meilt ootab. Palvetame. Kallis taevane Isa, me täname sind sinu headuse eest. Me täname sind, et me võime sind usaldada kõige heaga. Ja ka rasketes situatsioonides hoida sinust kinni, sest sina tead, sinu käes on kontroll, sul ei ole midagi ootamatut. Sina võid meid ette valmistada kõigeks ja sinu käest tuleb kõik, mida me vajame. Seetõttu
me palume sind, puuduta sina meid oma püha vaimuga. Õpeta sina meid rohkem sind armastama. Ja muuda meid, et me oleksime homme paremad, kui me olime eile. Ja kaitse ka palun meid kõige kurja eest. Ja kingi veel meile armu, et meid ei katsutaks enneaegselt läbi. Et meie usk võiks säilida kuni võiduka lõpuni. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja nüüd lõpuks kuuleme veel õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.